Rakendus. 5. raamat. Tööpäevaringselt. Vana Slaaviarja kalender. Kohupiimaring. Lugupeetud lugejad, esimeses 3 raamatusseerias Slaaviarja vedad olete osaliselt tutvunud Tauri ringikujulise jumala arvu kalendriga. Selles 4. raamatus tuuakse välja andmed, mis aitavad inimesel, kes teab oma sünnikuupäeva jumala arvu ringikujulise kalendri järgi, läheneda oma sünni olemusele Midhardmaal. Soov teada, millised omadused on teile antud, kui te selles ilmses maailmas ilmusite ja millega on teid varustanud valged jumalad teie sünnikuu ja päeval, on paljudele inimestele omane, eriti neile, kelle hing on pärast pikka tehisund üles ärganud. Esimeses raamatus on toodud välja ringiaasta olemus ja inimene, kes on teada saanud oma sünniaasta, sai vajalikku lühikest teavet, milliste omadustega ta just sellel ringiaastal sündides varustatud oli. Vaata Slaaviarja vedasid, raamat 1 lika. 193, 233. Teises raamatus on toodud süsteem, mille abil sai teada oma täpse sünnikuupäeva Slaaviarja kalendri järgi selle maailma isade loomise aasta, kuu ja päeva. Vaata Slaaviarja vedas, raamat 2. Piir 186-194. Teades neid algandmeid, sai 3. raamatus määrata, millisele taevastele paleedele Svoroši ringis teie sünnikoht langes. Vaata Slaaviarja vedas, raamat 3, lehekülg 106. Joonisel, mis on leheküljel 160, on kujutatud jumala arvu kilpi, millelt saab leida oma taevapalee Svoroši ringis, mille all te olete sündinud. Seal on ka tema ruuniline sümbol ja palju muud. Joonisel, mis on leheküljel 162, on kujutatud ringikujuline kalender, millelt saab leida oma püha taimi ja kaitsepuud. Nende taimi kasvatati oma maja ees, et õnn ei lahkuks kunagi kodust. Püha puust valmistas inimene saua, mida ta kasutas pühalikes rituaalides ja kaugele reisile minnes. Edasi toome piiratud teavet, et valge inimene suure rassi suguvõsast või taevase rikka järeltulija, kes naaseb oma iidsetesse juurtesse, saaks teada oma varjatud sisemisest olemusest ja sellest, mida on talle andnud taevaste jumalad selges elus Midhardmaal. Allpool on järgmine tekst kohandatud tänapäeva inimese maailmavaatega ja trükitud lühendatult. Rohkem teavet on kirjas 5. raamatus. Svoroši ring ja inimese olemus taevaste paleede olemus ühines meie esivanematega paarikaupa, kuna naaberpaleedel on mõned ühised omadused. Neitsi ja sigade paleed annavad inimesele soovi tundma õppida ümbritsevat maailma kogu selle mitmekesisuses. Nendes paleedes sündinud inimesed ei tunnista survet enda peale otsuste tegemisel ja püüavad ise olla liidrid, et iseseisvalt kõiki küsimusi lahendada. Siga ja luige paleed. Nendes paleedes sündinud inimesed püüavad elada rahulikku, tasakaalustatud elu traditsioonilises rütmis, mis on täis sensuaalseid kaastundeid. Nende jaoks on kõige raskem ülesanne olulise otsuse tegemine. Mao ja rongasaalid. Nendes toades sündinud inimesed on oma olemuselt väga aktiivsed. Nende jaoks on kõige raskem üksildus. Nad on armastusõhimu täis ja arvavad, et ainult armastus, selge füüsiline ja kehaline, peaks olema esikohal ja alles siis kõik muu. Karu ja puslasaalid. Nendes toades sündinud inimesed on headus ja hoolivus, nende soov on kõike paremaks muuta.
Nad loovad sugukonna ja kui küllus, tagavad rikkaliku järeltulevat põlve. Nendes toades sündinud inimesed on otsijad. Armastuses otsivad nad tähendust. Hundi ja rebaste toad. Nendes toades sündinud inimesed on oma olemuselt otsijad. Armastuses otsivad nad olemust ja tähendust. Neile meeldib enda peal katsetada. Nendes paledes sündinud inimeste uudishimutunne on tugevam kui hirm tundmatu ees ja nad on huvitatud kogu ümbritseva maailma nägemisest. Pulli ja põdra toad. Nendes toades sündinud inimesed on töökad, pidevalt millegagi hõivatud. Nende sisemine olemus ärkab justkui ellu koos kevade algusega ja kui uus aasta algab, siis nende loomingulisus talveunne. Nende sisemine olemus justkui ärkab kevade algusega ellu ja uue aasta saabudes läheb nende loominguline ellusuhtumine talveunne. Finisti ja hobuse pale. Nendes toades sündinud inimesed püüavad teha mitut asja. Lasteaiast alates on nad rahutud, alustades päeva jooksul sama asja. Kui nad midagi teevad, püüab nende mõistus lahendada küsimusi. Lapsest saati on nad olnud rahutud ja seetõttu võivad nad kogu päeva sama asja ette võtta, alustades ja loobudes, kuid siis lõpetes. Oma olemuselt on nad maksimalistid, seetõttu püüab nende mõistus mis tahes toiminguid tehes lahendada globaalseid universaalseid küsimusi. Kotka ja Võidusaal nendes saalides sündinud inimesed on heatujulised ja heatahtlikud, neil on väga arenenud patroonitunne, kuid mõnikord võib see tunne areneda ebaausaks ja oma arvamuse teistele pealesurumiseks. Nende jaoks on õppimine ja teadmiste omandamine lihtne, kuid ümbritseva maailma ja looduse olemuse mõistmist takistab suur laiskus. Kuna nad tahavad end ja teisi rahustada, on nad välja mõelnud ettekäände, miks peaks praegu õppima. Aja jooksul tuleb kõik ise ja asjad saavad paika. Neile öeldi, et lamava kivi alla vesi ei voola. Kuna nad tahavad end ja teisi rahustada, on nad välja mõelnud ettekäände, miks peaks praegu õppima. Aja jooksul tuleb kõik ise ja asjad saavad paika. Neile öeldi, et lamava kivi alla vesi ei voola. Taevased toad, mis määravad iseloomujooned Svarogi ringi järgi. Nendele öeldi, et lamava kivi alla vesi ei voola. Iseloomuomadused, mida määravad Svarogi ringi taevased toad. Meitsisaal annab kangust, iseseisvust, võimet saavutada seatud eesmärke. Sigatuba annab isepäisuse, otsustavuse ja oskuse seatud ülesande täitmiseks, tingimusel, et valikuid ei ole. Sagatoad annavad võime kohaneda igas keskkonnas ja tunda end igal pool nagu kalavees. Luigetuba annab tuulepead, isepäisuse ja isekuse, mõnikord ka ülemäärase uhkuse ja enesekehtestamise. Madude tuba annab külma, katmata egoismi, enesearmastuse, mis mõnikord muutub armastushimu, samuti kriitika talumatuse enda aadressil. Kullituba annab headuse, avatud iseloomu, armumise ja armastuse, mis mõnikord ulatub tuulepeadeni. 40 aastaga annab inimesele tark elukogemus. Karusaal annab julguse, vastupidavuse, kaitse, oskuse igas asjas selgust saada ja võime leida väljapääsu igas keerulises olukorras. Puslapale avatus, vastastikune lugupidamine, siirus, oskus valida endale kõige mugavam ja soodsam elukoht tervete järglaste kasvatamiseks. Hunditõlgendus, sõjakus, ettevaatlikkus. Selliste inimeste iseloomu järgi võib neid nimetada sanitaarideks. Rebane tõlgendus, kavalus. Iseloomutüübi järgi võib selliseid inimesi nimetada elukorrapidajateks. Rebasesaal annab kavaluse, meelitamisvõime, katsete ja katsetuste kalduvuse, et kõike enda peal proovile panna ja kasutada rahulikuks ja mugavaks eluks. Ekskursioonide saal annab inimesele vastupidavuse, töökuse ja ärilise sihikindluse isegi rutiinsetes tingimustes, visaduse seatud eesmärgi saavutamisel, tingimusel, et inimene on selle eesmärgi iseendale seadnud. Põdrasaal
Rõõmsameelne, armastav, avatud iseloom, muretu ja rahulik elustiil püüdleb piiritute ideaalide poole. Finistisaal annab ettenägelikkust, katsetamishimu elu erinevate aspektide õppimiseks, oskuse ebaõnnestumise korral südant kaotada, oskust võtta asju ette eesmärkide saavutamiseks. Hobuste pale annab inimesele kiirus ja laiahaardelise elujanu, kuid väga tihti jäävad kiired liikumised mõne ideaalini. Ta lendab mööda suurematest ja väärtuslikumatest ideaalidest. Kotkasaal annab jõudu, otsustavust tegudes, mõtete ja fantaasia lennu. Rassitõlgendus annab arukuse rahuprobleemide kaalumisel ja samal ajal rõõmu ning rahupuhkuse ajal. Kõik eelnevalt loetletud omadused on üldised tõlgenduste jaoks ja nende omaduste või kvaliteetide tugevdamine või nõrgestamine sõltub sellest, millises tõlgenduse saalis asub mõni kuu, maa, päike või täht. Edasi saate teada, milliste omadustega on teid varustanud taevased jumalad just teie sünnipäeval. Kõik andmed on kohandatud inimese kaasaegse maailmavaate järgi. Esiteks on vajalik leida allpool toodud omadustest oma sünnikuu. Vaadake oma sünnikuupäeva järgi, millisele kuuneljandikule teie sünniperiood langes ja saate vajalikud andmed. Seejärel saate neljandikupäevade tabelist lisainfot, mis määrab teie eelnevalt esitatud andmed. Kuna kõige täieliku teabe saamiseks on vajalik teada oma slaavi sünniaega, siis teades seda, saab inimene lisainfot, mida jumalad annavad teatud ajal. Sest lisakomponendid sisaldavad tundi, osa, jagu, hetke, silmapilkuide. Teie sünnist. Rohkem teavet on kirjas 5 raamatus sarjast Slavi äriveda. Inimese iseloom kuu neljandike järgi. Ramhab esimene neljandik, esimene 10. päev. Need päevad annavad sündinule tahtejõu, sihikindluse, müstilise mõtlemise viisi ja võimet mitte taluda kriitikat enda aadressil, kuna kriitika tekitab temas agressiooni, eriti kui see on ebaõiglane. Need inimesed, kes on nendel päevadel sündinud, on väga uudishimulikud ja püüavad kõike oma mõistusega välja selgitada. Vabal ajal armastavad nad lugeda raamatuid, kuulata muusikat, kasvatada lilli ja tegeleda loomadega. Ramhat teine neljandik, 11:20. Need inimesed, kes on nendel päevadel sündinud, käivad ainult enda teadaolevat teed. Nende jaoks on kõige raskem valida mitme vajaliku asja, idee või eesmärgi vahel. Nad võivad jääda nälga rikkalikult kaetud laua ees, kuna nad ei tea, kust alustada söömist. Lisaks eelistavad need inimesed seltskonda üksildusele. Nad ei armasta iseseisvat lugemist, neile meeldib rohkem kuulata ja vaadata. Nad võtavad rõõmuga vastu vastuse igale küsimusele, pigem kui ise vastuse leidmisega vaeva näha. Ramhat 3. neljandik, 21.–30. päev. Need inimesed, kes on sündinud sel neljandikul, on erilise ja isikupärase iseloomuga. Nad püüavad tungida kridi asjade olemusse, isegi väliselt püüdes olla, nagu nad ei oleks asjaga seotud. Nad arvutavad pidevalt konkreetset olukorda, sest neil on analüütiku ja katsetaja meel. Selline inimene on alati oma olemuselt liider ja isegi peres püüab ta võtta peamist rolli, mis toob kaasa peresiseseid konflikte. Ramhat 4. kvartal, 31.–40. number. Need inimesed on sünnist saati filosoofiliselt analüütilise mõtlemisega. Mõnikord ümbritsevad nad end nii sügavalt filosoofia ja filosoofiliste mõtisklustega, et suudavad igasuguseid asju pikalt rääkida. Selliste inimeste kohta öeldakse, et nad räägivad kellegagi, peaasi, et rääkida.
Sellistel inimestel on sageli raske peresuhe, kuna nad on liiga sõnakad. Ramhat, 41. päev. Sellel päeval sünnivad väga impulsiivsed ja armastavad inimesed. Selliseid inimesi nimetatakse sageli seltskonna hingeks. Nad omandavad kergesti erinevaid ameteid, kuna nende analüütiline mõistus aitab neil süveneda iga ameti ja töö olemusse. Allet, 1. kvartal, 10. number. Selles kvartalis sünnivad inimesed, kes ei talu üksildust. Nad ei saa eksisteerida armastuseta ja tähelepanu otsimata, olla tähelepanu keskpunktis on nende pidev eesmärk. Kuid nad on laisad oma jõude tähelepanu tõmbamiseks kulutama, arvates, et kõik peaksid neid ise imetlema. Nad kasutavad oma suurepärast mälu, et meenutada rohkem vestlusi, kuulujutte, muinasjutte, anekdoote, et saaksid alati toetada vestlusi igas ettevõttes. Mõnikord leiavad nad end teenindusvaldkonnas väga hästi. Islet, 2. kvartali, 11–20. Selles kvartalis sündinud inimesed on armastavad ja töökad. Nad on kodused, püüavad teha kõik oma kodu ja pere heaks. Samas satuvad nad tihti asjapüüdlikkuse mõju alla ja hoiavad alles vanu asju, mis on välja läinud kasutusest. Neil on pidevalt alles vanaema ja vanaisa vanad asjad ning nad koguvad uusi asju. Samas ei mõtle inimene isegi sellele, kas need asjad on tema järeltulijatele vajalikud. Sellised inimesed armastavad sageli käia teiste pidudel, mitte korraldada oma omi, kuna nad arvavad, et see on nende jaoks lihtsalt raha raiskamine. Ailet, 3. kvartal, 21–30. number. Inimesed on uskumatult töökad ja töövõimelised. Nad töötavad kogu elu mitte enda, vaid oma suguvõsa ja teiste heaks. Käivad laste kasvatamisega, siis aitavad lastel kasvatada lapselapsi, lapselapsed, lapselaste lapsi. Neil on puhas, hele, müstiliselt realistlik mõistus. Nad ei talu valet ja vale, püüavad, et nende ümber valitseks küllus, harmoonia ja rahu suhetes. Nad õpetavad oma lastele juba lapsest saati töökust ja enesehinnangut. Saar, 4. aprill, 31. aprill 0. Inimesed on impulsiivsed, armastavad olla tähelepanu keskpunktis, sekkuvad sageli vestlustesse, milles nad ei mõista midagi, mis tekitab neis negatiivseid suhtumisi. Nende loomulikud uudishimu ei tunne piire. Nende soovid ei kattu tihti nende võimalustega, seetõttu püüavad nad leida endale kaitsjad, kes aitaks neil oma soove täita. Nende loomulikud uudishimu ei tunne piire. Nende soovid ei lange sageli kokku nende võimalustega, seetõttu püüavad nad leida patrooni, kes aitaks neil soove täita. Kuigi nad räägivad pidevalt oma iseseisvast eluviisist, austavad need inimesed oma vanemaid ja püüavad igas olukorras neile millegagi abiks olla, eriti raskes olukorras. Ailet, 41. päev. Selles päevas sündinud inimesed on sisemiste vastuoludega. Kogu oma elu seisavad nad silmitsi igasuguste probleemidega, mida nad peavad ületama. Sünnist saati on neil selge, hele meel ja pragmaatilisus. Kui reaalsus ei vasta kavandatud plaanidele, tekib neil depressioon, mis võib viia närvivapustuseni või keemiliste või looduslike ainete kasutamiseni reaalsusest põgenemiseks, tubakas, alkohol, narkootikumid. Pailet, 1. kvartal, 10. number. Selles kvartalis sündinud inimesed on uudishimulikud. Nad püüavad olukordi kasulikuks muuta. Nad on enesekehtestavad ja armastavad tähelepanu. Nad püüavad igas olukorras enda kasuks pöörata ja sellest kasu lõigata. Nad võivad olla väga enesekehtestavad, armastavad, kui neile tähelepanu pööratakse, kui neid hellitatakse ja nende arvamusi kuulatakse, kuid nad on ka uudishimulikud ja armastavad ümbritsevat maailma avastada. Peile, 2. kvartal, 11–20. Inimesed on muutliku iseloomuga. Nad elavad põhimõtte järgi, praegu on mul seda vaja, minuti pärast midagi muud.
Nad on pidevas segaduses ega tea, mida nad täpselt vajavad, seetõttu on nad pidevas otsingus. Nad on suured eksperimenteerijad, kes püüavad midagi luua, seetõttu toimub nende elus pidev keskkonnavahetus, kuid kogu nende elu on pidevate muutustega, kord on see valge triib, kord must. Need on suured eksperimenteerijad. Üritavad midagi luua, nii et nende elus toimub pidev olukorra muutumine, kuid kogu nende elu kulgeb pidevate muutustega, mõnikord valge, mõnikord must. Nad tunnevad end suurepäraselt usulises ja vaimses atmosfääris. Peilet, 3. kvartal, 21., 30. number. Sünnist saati on need inimesed järeleandmatud kuni võimatuse piirini. Nad on harjunud arvestama ainult iseendaga ja tunnustavad ainult vanemate ja jumalate õpetusi. Nad armastavad oma vanemaid väga ja aitavad neid, sest näevad neis tuge ja varjupaika mustadel päevadel. Sest nad mäletavad lapsepõlvest, et vanemad ei keela kunagi abi ja varjupaika. Ja samas vaimus kasvatavad nad ka oma lapsi. Need inimesed on sünnist saati varustatud kavaluse ja filosoofilise mõtlemisega, seetõttu saavad nad sageli jutustajateks või vaimulikeks või siis artistideks. Ja siis 4. kvartal, 31., 40. number. Selles kvartalis sünnivad inimesed, kellel on rõõmus iseloom ja kes on töökad. Nad armastavad lõbutseda lärmakas seltskonnas ja tavalises pererutiinis. Nad armastavad töötada maapinnal, aed, köögiviljad, suvekodu või valmistada peres vajalikke esemeid. Nad on väga kodused ja armastavad lapsi. Elu lasteta tundub neile uskumatu, sest sünnist saadik on neil olemas kohusetunne oma sugulaste ees. Violet, 41. päev. Sellel päeval sündinud inimesed on otsustavad, tahtejõulised ja kangekaelsed. Alateadlikult peavad nad oma otsust viimaseks treks. Nad kuulavad hea meelega kõiki nõuandeid ja nõustuvad nendega, kes neid annavad, kuid lõpuks teevad nad ikkagi kõik omamoodi. Ja ebaõnnestumise korral süüdistavad nad nõustajaid selles, et need andsid neile vale nõu. Kelet, 1. neljandik, 1. 10. päev. Inimesed, kes on sündinud selles neljandikus, on rõõmsameelsed ja tihti veidi hullumeelsed. Nad on iga seltskonna hing ja peetakse korralikeks inimesteks. Nad oskavad aktiivselt lõbutseda ja samamoodi ka tööd teha. Töökuse soov on neile antud sünnist saati. Kuna neile on sünnist saadik antud õiglustunne ja soov korda luua, varivad sellised inimesed teenimise tee ühiskonnas. Õigusorganeid, ühiskonna kaitset ja õigusemõistmist. Keller, 2. neljandik, 11.–20. kuupäev. Inimesed, kes on sündinud selles neljandikus, omavad filosoofilist ja teadlikku mõtlemist. Kogu nende elu on pidevad eksperimendid, mida nad teevad mitte niivõrd teiste, vaid iseenda peal. Ja kõike, mis on enda peal proovitud, peavad nad kindlaks tõeks, millest ei saa arutada. Nende kohta öeldakse, et nad kaitsevad oma veendumusi nagu hullud. Ja kõike, mis on enda peal proovitud, peavad nad kindlaks tõeks, millest ei saa arutada. Nad ütlevad nende kohta, et kaitsevad oma tõekspidamisi, vahuga. Oma õigust tõestavad nad, kui mitte faktidega, siis oma tahte kiirete väljendustega. Violet, 3. veerand, 21. 30. Selles neljandikus sündinud inimesed on varustatud rütmitunde ja muusikaliste võimetega. Nendest saavad tihti suurepärased kunstiteoste loojad, muusika, kirjandus, arhitektuur ja muud. Nad on pidevas otsingus ja uurimises uute tunnetuste järele. Nad on armastavad, kuid ka armastuses on nad pidevas otsingus uute tunnetuste järele. Neil on harva peresuhte õnne, kuna nad püüavad pidevalt keskkonda vahetada, et oma silmaga maailma näha. Kelet, 4. neljandik, 30. ja 40. päev. Selles neljandikus sünnivad inimesed, kelle iseloom on pehme ja hea südamega. Nad on varustatud kahtluse, emotsioonide ja kaastundega. Nendel inimestel on pigem materialistlik kui idealistlik mõtlemine, seetõttu püüavad nad kõigile vastustele ise järele jõuda.
Neile on oluline, et oleks olemas loogiliste arvutuste või matemaatiliste arvutuste ahel, et saada vastus mõnele küsimusele. Isegi Jumala olemuse mõistmiseks võivad nad välja tuua spetsiaalsed matemaatilised valemid. Kui väljendid kinnitavad Jumala, hakkavad inimesed uskuma. Kui ei suuda, elavad nad. Kui Jumal on, siis on hästi, kui ei ole, saame ka ilma temata hakkama. Kui nad ei suuda matemaatiliselt Jumala olemasolu kinnitada, hakkavad nad elama põhimõtte järgi. Kui Jumal on, siis on hästi, kui ei ole, saame ka ilma temata hakkama. Keilet, 41. päev. Selles päevas sündinud inimesed on usuliste õpetuste mõju all. Nad püüavad mõista kõiki õpetusi oma eluteel ja usuvad siiralt uuritavasse õpetusse. Kui nad pettuvad, liiguvad nad kohe uue juurde. Nad usuvad siiralt sellesse õpetusse, mida nad hetkel uurivad. Aga kui nad pettuvad antud õpetuses, siis liiguvad nad kohe uue juurde. Ja nii möödub kogu nende elupidevas otsingus. Jah, ja see on esimene veerand, esimene 10. päev. Selles neljandikus sündinud inimesed püüavad leida end oma tegude kasulikkuses ümbritsevale maailmale. Nende pehme ja õrn loomus on erinevate õpetuste, nii usuliste kui ka sotsiaalsete ja igapäevaste mõju all. Nende hea, pehme ja kahtlev iseloom aitab neil igasugusele keskkonnale kohaneda. Armastuse ja kaastunde tunne aitab neil peresuhtes hakkama saada, kuid elu jooksul tekivad mitmed takistused, mis toovad sellisele inimesele palju probleeme ja ta hakkab paanikasse minema näiliselt lahendamatu probleemi ees, kuigi mõne aja pärast lahendub see iseenesest. Vastuolulise iseloomuga inimesed, väikesed võidud pidustuseks, ebaõnnestumised tragöödiaks. Selle veerandi jooksul sünnib vastuolulise iseloomuga inimesi, kelle meeleolu muutub pidevalt ja nad kipuvad kõike absolutiseerima. Väikesed sisemised võidud võivad muutuda grandioosseks pidustuseks, samas kui väikesed ebaõnnestumised võivad muutuda suurimaks tragöödiaks. Põhjus peitub kahtluses, ettevaatlikkuses ja usaldamatuses, kuid samas on selle neljandiku inimesed armastavad, mis muudab mitte ainult neid, vaid ka kõiki ümbritsevaid. Kui nad tunnevad teiste inimeste toetust, suudavad nad mägesid liigutada. Ja aasta, 3. neljandik, 21. ja 30. päev. Selles neljandikus sündinud inimesed on oma loomult head ja pehmed. Nad püüavad saavutada kõike ainult oma jõudude ja tööga. Selle töö eesmärk on suunatud teistele inimestele abi pakkumisele. Väikseimad ebaõnnestumised ja probleemid viivad sellise inimese masendusse ja igatsusse. Talle hakkab tunduma, et kogu maailm on temast selja pööranud, see maailm, mille nimel ta on kõigest väest vaeva näinud. See depressiivne seisund võib viia inimese tema tuttavast ühiskonnast eemale ja ta muutub erakuks. Kaasaegses maailmas suundub selline inimene mõnda usukogudusse või hakkab otsima unustust alkoholist ja narkootikumidest, et pääseda teise maailma, kus tema probleeme ei eksisteeri. Ja aasta, 4. neljandik, 30. ja 40. päev. Selles neljandikus sünnivad inimesed, kellel on tugev tahe ja sihikindlus, iga nende tegu on sõna otseses mõttes nende kätes elav. Nendel on kaunis tunde ja nad pühendavad palju vaba aega kunstile. Kaasaegses maailmas saavad nad tihti antiikideks, arheoloogideks ja antiikide kogujateks. Mitte selleks, et omada iidseid haruldusi, vaid selleks, et nende kaudu puudutada iidset tarkust ja elu, mis eksisteeris minevikus. Aga loodus on neid jätnud võimsa närvisüsteemita ja nad närvitsevad väga tihti pisiasjade pärast. Nende närvilisuse tõttu tekib neil palju haigusi, mida nad seostavad igasuguste põhjustega, aga mitte oma närvilisusega. Ja umbes 41 aastat tagasi. Sellel päeval sünnivad inimesed, kellel on müstiline ja filosoofiliselt moraalne mõtlemine. Kogu nende elu on täielik saladus ja mõistatus, mida nad ei soovi avalikustada. Neil on mitu nägu, nad on tööl üksi, teised peres, teised seltskonnas, aga oma maailma ei luba nad kedagi, ka kõige lähedasemat inimest.
ja esimeses neljandikus esimese 10. päeva jooksul. Selle veerandi jooksul sünnivad inimesed, kes armastavad olla tähelepanu keskpunktis, nende kergeusklikkus põhjustab neile sageli elus palju probleeme. Nad armastavad väga ümbritsevat loodust ja ei suuda ette kujutada inimelu ilma mingisuguse seotuseta loomadega. Nende elu kulgeb alati nii, et nad meenutavad pidevalt oma lapsepõlve ja olles väikesed ei soovi nad suureks kasvada, sest lapsepõlv tundub neile elu kõige suurepärasem aeg. Kogu nende edasine elu on justkui lapsepõlve kaja, sest lapsepõlv tundub neile elu kõige suurepärasem aeg. Kogu nende edasine elu on justkui lapsepõlve kaja. Teises neljandikus 11-20 number. Selles neljandikus sünnivad inimesed, kellel on seiklushimu. Nad püüavad uue eesmärgi poole, vaatamata igasugustele takistustele ja saavutavad sageli oma eesmärgid. Kuigi selle juures kulub palju jõudu ja vahel ka ümbritsevate inimeste verd, sest nad lähevad oma eesmärgile üle teiste peade. Samas armastavad nad ka loodust, ümbritsevat maailma, nad võtavad endale pidevalt kasse või koeri, armastavad koguda ja kollektsioneerida vanu asju. Ja aastaid, 3. neljandik, 21-30. Selles neljandikus sünnivad inimesed, kes saavutavad kõike oma jõududega, vaatamata paljudele probleemidele, mis nende teele satuvad. Nende peamine eesmärk maapealses elus on luua peresoojus ja saavutada küllus oma sugukonnale. Seetõttu saavutavad nad tavaliselt parimaid tulemusi, olles kaupmehed või töösturid. Hei, 4. neljandik, 30-40 number. Selles neljandikus sünnivad inimesed, kellel on filosoofiliselt müstiline mõtlemine. Nad püüavad saavutada tunnustust ühiskonnas. Selle tõttu pühendavad nad perele väga vähe aega, seega ei ole nende peresuhted alati õnnestunud. Nad vajavad pidevalt psühholoogilist leevendust, mida nad leiavad alles loodusesse sattudes. Loodusest eemal olles on nende elu sageli lühiajaline ja surm on tavaliselt seotud närviväsimusega. Eil 41. päev. Sellel päeval sündinud inimesed on varustatud ebatavaliste võimetega, mis aitavad neil igas keskkonnas kohaneda. Näiteks, kui nad satuvad metsa, ei eksle nad ära ja vees nad ei uppu. Sellel päeval sündinud inimesed on varustatud ebatavaliste võimetega, mis aitavad neil igas keskkonnas kohaneda. See tähendab, et metsas olles nad ei eksle ära ja vees nad ei uppu. Kui see inimene on külas, kus on palju loomi, siis loomad tõmbuvad tema poole, nagu vahel ka inimesed. See tähendab, et metsas olles nad ei eksle ära ja vees nad ei uppu. Kui see inimene külastab kohta, kus on palju loomi, siis loomad klammerduvad tema külge nagu mõnikord inimesed. Neil on suurepärane mälu. Nad õpivad suurepäraselt ja armastavad uurida iidseid teadusi ja kunste. Lahkumine. Esimene neljandik. Esimene neljandik. Esimene 10. number. Selles neljandikus sünnivad inimesed, kellel on harunev iseloom. Neil on raske oma igapäevast rutiimi planeerida. Nad elavad justkui juhuse tahtel, päev on möödunud ja kõik on hästi. Seetõttu on neil raske ühiskonnas eksisteerida, kus on kindel päevakava. Nad ei ole matemaatilise analüüsiga head. Nad loodavad alati õnnele ja riskivad pidevalt, astudes mingeid samme. Ohu korral loodavad nad alati Venemaa juhusele. Nad on alati väga hasartmängulised ja armastavad igasuguseid mänge. Nad osalevad neis, mõtlemata üldse sellele, kas õnnestub või ebaõnnestub. Mängus, nagu elus, on nende jaoks oluline protsess ise. Kuid vaatamata sellele, et neil on probleeme matemaatiliste arvutustega, võimaldab nende suurepärane mälu neil meelde jätta teatud standardseid olukordi. Seetõttu on nende lemmikmänguks tihti just malemäng. Aastatel. Teine neljandik. 11-20 kuupäev. Selles neljandikus sünnivad inimesed, kellel on suur armastus maa vastu. Nende lemmiktegevus on aianduse, lillede kasvatamise ja köögiviljakasvatusega tegelemine. Need inimesed harjuvad juba sünnist saati oma elu palju aastaid ette planeerima ja töötavad selle nimel, et tagada küllus mitte ainult endale, vaid ka kõigile oma lähedastele.
Need on otsekohesed inimesed, kellel on elus vähe sõpru, sest nad ütlevad alati otse välja, mida mõtlevad. Seetõttu, kui neil on sõpru, usaldavad nad neid 100%. Ja need sõbrad on nende kõrval nii kurbuses kui ka rõõmus. Nende kohta öeldakse, et nad panevad oma kõhud teiste heaks. Veilet 3. veerand 21–30 kuupäev. Selles neljandikus sünnivad inimesed, kellel on oskus leida ühist keelt kõigi inimestega ja luua nendega häid suhteid. Nad on tavaliselt jutukad ja heatahtlikud. Rahvas ütleb selliste inimeste kohta helitav vasikas, kes imeb 7 ema. Nad võtavad igast teadmisest ainult selle, mis neile vajalik on ja mõnikord ka kasulik. Kuid suhtlemisel võivad nad isegi väikese teadmise esitada kui absoluutset tõde ja inimesed võtavad nende sõnu südamesse. Tihti kasutavad nad kavalust ja näiliselt leebet käitumist, et vältida konflikte või saavutada teatud kokkuleppeid. Nad saavad tihti saadikuteks ja diplomaatideks. Tavalisel elul on nad väga kodused ja armastavad peresoojust, kuid samas naudivad nad ka lärmakat seltskonda väljaspool pereringi. Nüüd on 4. neljandik, 31. ja 40. kuupäev. Selles neljandikus sünnivad inimesed, kes eristuvad oma mõistuse ja leiutamisoskuse poolest. Nad kohanduvad alati igasuguse ümbritseva maailmaga. Nad armastavad näidata oma mina, et olla tähelepanu keskpunktis ja leiavad kõigiga ühise keele. Lapsest saati ei armasta nad lugeda ja õppida. Eriti lapsena, aga nad armastavad tähelepanelikult kuulata ja meelde jätta seda, mis neile kasulik on. Looduslik tuuleõhk ja sisemine sõltumatus ei takista neil luua tugevat ja usaldusväärset peret. Pärast 40 aastat on kogu nende tegevus suunatud oma suguvõsa heaolu ja loomise poole. Väljasõit 41. päev. Sellel päeval sünnivad isepäised inimesed, kes elavad põhimõtte järgi, perekonnaseadust järgime, aga muus osas teen, mis tahan. Nad võtavad väga tihti ette palju asju, kuid ei viima neid alati lõpuni, seetõttu on neil tihti keerulised suhted ümbritsevate inimestega, mis viib sageli selleni, et sellel päeval sündinud inimesed muudavad elukohta. Rahvasuus kutsutakse selliseid inimesi rullikateks. Heilet 1. kvartal, 10 päev. Selle kvartali jooksul sündinud inimesed on andekad ja terava meelega. Nad püüavad tagada endale ja oma perele materiaalset heaolu elu alguses. Ja alles pärast seda, kui nad saavad 40, hakkavad nad mõtlema vaimule ja hingele. Kuid seda juhtub harva, kuna nende jaoks on materiaalne eluosa vaimsest ülimuslik. Heile 2. kvartal 11–20 päev. Selle kvartali jooksul sünnivad inimesed, kes elavad naudingute ja luksuse nimel. Nad ei mõtle homsele ja elavad tänases püüdes, et elu kulgeks meelelahutuse tähe all. Materiaalsed hüved on nende jaoks vaimsetest kõrgemal, kuid nende seas on ka erandeid, kes pühendavad end vaimsele elule. Selliste inimeste jaoks on materiaalsed hüved vaimsetest kõrgemal. Aga nende seas on ka erandeid, sest nende täielik vastand, kes pühendavad end vaimsele elule. Aga ka sellest vaimsest elust saavad nad suurt rõõmu ja naudingut. Hailet 3. veerand 21–30. Selle kvartali jooksul sündinud inimesed on õiglustunde poolest rikkad. Nende jaoks on tõde ja õiglus mitte tühine sõna. Sellised inimesed on valmis surema õige asja nimel. Nad võitlevad pidevalt õiguse nimel. Neil on omane eneseväärikuse tunne. Nad on valmis igas olukorras appi tulema. Maailmas valitsev ebaõiglus peab olema juuritud. Need inimesed püüavad luua õiglast ühiskonda ja alustavad selle loomist oma perest ja oma suguvõsast. Helet 4. veerand 31–40. Selle kvartali jooksul sündinud inimesed ei kujuta elu ette ilma tööta. Nad on harjunud kõike saavutama oma jõududega. Nad ei talu laiskust ja püüavad oma lapsi tööle harjutada.
Seetõttu nimetatakse neid suurimateks töötajateks. Nad saavutavad edu igas ametis, millega nad ka tegelema hakkavad. Eriline õnn ootab neid loovates töödes riigi hüvanguks, sest nende loomingut nimetavad järeltulevad põlved ajaloo ja kultuurimälestisteks. Hailet, 41 päeva. Sellel päeval sünnivad inimesed, kellel on ekstrasensoorilised ja müstilised võimed. Nad ei tunnusta enda üle mingit võimu, välja arvatud vaimne võim nende inimeste poolt, kes annavad neile tarkust ja teadmisi. Need teadmised nad suunavad abiks, kui nad elavad valguses ühiskonnas. Ühiskonnas, mis elab vastavalt südametunnistusele ja suguvõsa seadustele või kahjuks, kui elatakse totalitaarses riigis, monarhias, impeeriumis, demokraatias, kommunismis, usuriigisile. Tailet on esimene veerand, esimene on 10. Selles kvartalis sünnivad inimesed, kes on harjunud oma asju lõpuni viima. Need on iseseisvad, oma tahtmise järgi tegutsevad ja tahtejõulised isikud. Nad tegutsevad alati oma äranägemise järgi ja oma riski ja vastutuse all. Samas on nad väga uudishimulikud ja püüavad teadmisi omandada. Nende näiliselt väliselt rahutud ja raskesti kohanduvad omadused ei takista neid kiirgamast. Kõike kuni peenimate detailideni, et olla kursis kõigi asjadega. Tailet, teine veerand, 11.20. Selles kvartalis sünnivad inimesed, kellel on hea melanhoolne iseloom. Nende soov teadmiste järele erinevates valdkondades, eriti vaimses elus, ei ole seotud ainult materiaalse kasu saamisega, vaid ka sooviga näidata oma võimuelementide üle, kutsudes neid sellega esile. Inimeste seas on hirm ja imestus ja seega, nagu nad arvavad, ka austus, sest nende eluloogika põhineb järgmisel. Hirmu tundmine tähendab austust. Tailet, 3. veerand, 21.30. Inimesed on kogunenud analüütilise, mahulise analüütilise mõistusega. Oma maapealses elus saavutavad nad kõik ise. Need on suured eksperimenteerijad, kes ei võta sõnu usus ja püüavad kõike tõestada katsete või eksperimentide kaudu, et oma kogemuse põhjal veenduda väidedes. Tailet, 4. veerand, 31.40. Selles kvartalis sünnivad inimesed, kellel on traditsiooniline, analüütiline mõtlemine, mis aitab neil mõista inimkonna iidset tarkust. Uurides erinevaid vaimseid õpetusi, jõuavad nad kõige sügavamale tasandile ja leiavad nendes õpetustes sündmuste algpunktid. Oma loomult on need väga seltskondlikud inimesed, kes on kõigile silma jäänud. Aga vaatamata sellele, mida nende kohta räägitakse, et kõik teavad neist, on need inimesed mõistatused. Need inimesed näivad esmapilgul lihtsad, kuid neil on oma tohutu sisemaailm, kuhu nad kedagi ei lase, isegi lähedasi inimesi. Tailet, 41. päev. Selles päevas sünnivad inimesed, kellel on erilised vaimsed ja müstilised võimed, sugestioon, hüpnoos, levitatsioon, telekinees, pyrokinees ja muud. Nad omandavad kergesti erinevaid vedalikke ja religioosseid õpetusi. Nad on sünnistaati teadlikud peamistest võtmetest ja universumi saladustest. Kuid seoses sellega, et nad pühendavad suure osa ajast vaimsele maailmale, peetakse neid inimesi javas erakuteks, kuna neil ei õnnestu luua ei peresuhted ega sotsiaalne elu. Nende ümber olevad inimesed ei suuda mõista nende sisemaailma sügavust ja jõudu. 4. Esimene päev annab inimesele eriliku elu ja tegevusvormi, mis aitab alati saavutada võidukrooni. Teine päev annab inimesele võimaluse ühendada erinevaid tarkuse vorme. 3. päev annab inimesele mõistliku teadmiste ja seaduse paljundamise vormi. 4. päev annab inimesele halastuse ja kaastunde. 5. päev annab inimesele võimaluse omandada teistsugust teadmist ja samal ajal täidab ta hirmuga selle ees. 6. päev annab inimesele edu kõigis tema tegemistes ja ilu. 7. päev annab inimesele tõevõidu poole püüdlemise. 8. päev annab inimesele saatuse au, kui ta saavutab oma eesmärgid.
9. päev annab inimesele aluse igasuguste teadmiste omandamiseks. 10. päev annab inimesele teadmiste omandamise võime ja oskuse kasutada iidset tarkust loomisel.